Praegusel ajal on kaamerate erinevatesse kaameragruppidesse asetamine üsna vägivaldne tegevus ja enamus kaameraid jäävad mingisuguste ebamääraste kaameragruppide vahele ja sinna gruppidesse endasse ükski kaamera õigupoolest päris täpselt ei kuulugi. Pentax Optia RS1000 on selline kaamera, mis sobitub siis selliste säästukompaktide ja keskklassi kompaktide vahepeale. Aga Fotopointis on hoolimata väljas olevast käredest pakasest kevadised hinnasulad juba kätte jõudnud, mille ohvriks on jäänud ka siis RS1000 ja selle tulemusena teeb ta kõikidele säästukaameratel üsna pika puuga ära. Pentax Optia RS1000 on muidu nagu kaamera nagu iga teine. Olulistematest strateegilistest näitajatest siis 4-korne zoom, mis algab 27,5 mm lainurgast, 3-tolline ekraan, megapikslit, neid ei viitsi enam tänapäeval eriti keegi lugeda. Komplektis on olemas spetsiaaloku, on olemas loomulikult spetsiaalakule laadija, on olemas USB kaabel, nagu kord ja kohus, ja kaamerat ennast on saadaval musta ja valge värvitooniga, aga tegelikult ei oma see absoluutselt mitte mingisugust tähtsust, sellepärast, et lisaks sellele, mis eelmainitud, on sellel kaameril komplektis olemas vahetatavad esipaneelid. Aga ka see pole kõik. On olemas sabloon, millega saab ükskõik millistest piltidest välja lõigata sobivaid taustapilte. Aga ka see pole veel kõik. Lisaks on komplektis olemas ka sellised paberid, mille peale saab ise trükkida soovitud kujundusega esipaneeli. Proovime siis seda teha. Selle kujunduste tegemiseks on Pentax valmis teinud vastava veebilehe aadressiga chameleon.pentax.eu, siis chameleon.pentax.eu. Siin veebilehel tuleb siis teha endale konto, siia tuleb siis peale seda sisse logida ja peale seda saab siit valida ohtrate erinevate kasutajate loodud skinnide seast endale meeldivaid. Aga see pole üldse kõige huvitavam osa. Huvitavam osa on see, et siin on olemas vastav tööriist, millega saab otsast peale ise neid skinne teha. Ta antakse ette siis valge põhi. Siin saab valida kõikvõimalikke erinevaid tööriistu. No muidugi lihtsalt sellised joonistamistööriistad, aga on olemas ka sellised eriefekti tööriistu, millele saab omakorda erinevaid efekte juurde paukida. On ka teerimisabijooned, saab kogu kujutist lähemalt vaadata, aga saab üles laadida ka täiesti oma pildi, kas siis suvalise foto endast või mingi graafika ja panna selle siia tausta peale. Pilti saab vabalt liigutada, pilti saab suurendada, keerata ja saab teisi asju siia otsa kah panna. Wow, nii seda ma ei tahtnud teha. Jah, pildi panemine tuleb siis siit ära ka kinnitada, enne kui saab muid toiminguid teha. Saab panna teksti.
tekstil on ka mõningad valikud olemas, millist seda teksti siis teha saab. Okei, värv sai üsna jube. Proovime lihtsalt mustaga. Nii, seda siis ka ära kinnitada. Ja saab teda avaldada, konkursil osalema, et ka teised saaksid seda kasutada või siis endale ära salvestada. Põhi valmis, trükkime ta siis välja. Mõned paberid on siis kaameratega kaasas ka, mille peal trükkida, kus on siis paberi peal põhi juba välja lõigatud. Ja need on võimalik eraldi juurde ka osta. Tuleb ta siis õiget pidi printerisse panna, objektiivi poole ülespoole ja trükkima. Printeri seadet tuleb kindlasti üle kontrollida, et oleks kasutusel 10x15 paber landscape'is. Ja anname talle siis käsu trükkida. No see, mille jaoks seda tausta kasutada saab, on puhas fantaasia. Iga päev vastavalt enda tuujal teha, saab trükkida huvitavaid pilte, millega näiteks laste pildistamine, laste tähelepanu tõmmata. Kui on asutusel palju kaameraid, saab kasutajate nimed peale panna. Võimalused on puhtalt kasutaja enda välja mõelda. Skin valmis trükitud, paneme ta kaamerale peale. Kõigepealt tuleb siis skin siit paberist välja harutada. Korpus käib lahti nelja kruviga, mille lahti keelemiseks on komplektis olemas 60 võti. Koos hoiatusega, et kruvisid ei tohi liiga kõvasti kinni keerata, sest muidu võib selle esipaneeli katki keerata. Muidugi ei ole keelatud klassikalise kunstiharrastajatel selle paberi peale ka ise midagi joonistada või kirjutada. Nii. Või peale, paneel tagasi. Kruvid kinni. Ma nüüd ei mäleta, kui ma juba mainisin seda, et paberit saab kõrval juurde osta alati Fotopointi poodidest, kui peaksid otsa saama. Nii, üks veel. Ja ongi täiesti kohaldatud ja unikaalne Fotopointi kaamera valmis. Pentax Optia RS1000 hind on siis praegusel hetkel 99 €, mis on 20 € odavam kui tema tavahind. Aga see ei ole veel kõik. On teda saadaval ka kinkekarbis. Kinkekarbis on lisaks siis kaamerale ja kõigele sellele, mis on siis tavakomplektis, Pentaxi originaalnahkkott, mille sees on väikene lipike, mis näitab, et tegemist on ehtsa nahaga. On kaasas 4-gigane mälukaart ja on kaasas lisaks 5 trükitavat paberit, lisaks nendele 5, mis on siis tavakomplektis. Selle komplekti hind on siis 119 € võrreldes tavahinnaga, mis on 149 €. Ja ka see ei ole veel kõik. On praegusel hetkel siis iga Pentaxi kaameraga kaasa tasuta kaardilugeja, mille siis on võimalik valida kas vastavalt kaamera välbile või enda maitsele, ka musta või valget värvi.